Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada töötavat elektrimootorit. Mul on kasutada elektrimootori raam ehk siis korralik võll, kuhu peale see mootor ehitada ning aja kokkuhoiu huvides on siia juba paigaldatud ka 2 pooli. Poolide sisse on enne kinniliimimist pandud suured teraspoldid ja tänu südamikele on nende tekitatav magnetväli tugevam. Kui me nendest poolidest elektrivoolu läbi laseme, tekitavad need magnetvälja. Ja et see magnetväli hakkaks mootorit liigutama, peab miski sellele magnetväljale vastu töötama. Ja selleks on teine magnetväli, mida tekitavad need tugevad neodüümmagnetid. Neodüümmagnetid tuleb asetada poolide külgedele niimoodi, et kui poolidest õigel hetkel elektrivoolu läbi lasta, siis poolid kas tõmbuvad magnetite poole või tõukuvad nendest. Selleks, et need magnetid õige koha peal püsiks, olen valmistanud sellise statiivi. Selle panen kruvidega mootori raami külge. Poolihoidikud on nüüd paigas. Seda nimetatakse staatoriks ehk siis elektrimootori paigalseisvaks osaks. Siia külge panen kahepoolse teibiga neodüümmagnetid. Teise magneti panen teise staatori poole külge, kuid ma valin selle magneti poolsuse niimoodi, et need 2 magnetit tõmbaksid üksteise poole. Hiljem selgitan, miks. Praegu need tõukuvad ning sedapidi tõmbuvad. Seega peab magnet saama siia niipidi. Magnetid on nüüd kinnitatud ning rootor saab siin nende vahel vabalt ringi käia. Tõsi, teatud punktides ehk siis nendel hetkedel, kus terasest südamikuga mähised on magnetitega kohakuti, võtab see mootor ennast justkui kinni. Aga sellest pole midagi, kui mootoril on hoog sees, siis see sellistest kohtadest hakkab edaspidi lihtsalt üle lendama. Nagu enne selgitasin, on poolidesse vaja lasta elektrivoolu ning seda tuleb teha nii, et vastavalt mootori asendile see muutuks. Selleks tuleb ehitada seade nimega kommutaator. Kommutaatori klemmide ehitamiseks kasutan alumiiniumteipi. Siin on ümber umbes 3 keerdu alumiiniumteipi, ülejäägi lõikan maha. Sedasi tehes saavutasime olukorra, kus selle osa peal mootori võllil on elektrit hästi juhtiv alumiiniumikiht. Järgmisena on vaja lisada seade, mille abil anda mootorile elektrivoolu. Poolid on ju pöörlev osa peal ning me peame kuidagi nendele magnetpoolidele elektrivoolu andma. Selleks kasutame harjaseid, mis on juba varem valmis tehtud. Need koosnevad puuklotsist, mis on tugiraamiks ning 2 traadist, kus on otstest vask ära puhastatud ning siia olen lisanud ka rõngas kummi selleks, et need klemme kergelt kokku tõmmataks. Panen harjased siia kommutaatori juurde ning kinnitan need kahepoolse teibiga. Nüüd, kui need harjased väänata õige nurga alla, siis mootori ringi käies puutuvad harjased vastu kommutaatori klemme. Hetkel koosneb meie kommutaator vaid 1 suurest alumiiniumist klemmist, kuid meil on vaja, et meil oleks 2 klemmi vähemalt. Ja seega lõikan ma selle klemmi pooleks. Kohe selgitan, miks ja kuidas. Nendel piludel, mis ma kommutaatori sisse lõikasin, on 2 olulist eesmärki. Esiteks on meil nüüd moodustunud 2 eraldi klemmi ning teiseks on meil nüüd olukord, kus rootori pööreldes puutub 1 hari korra vastu 1 klemmi ja seejärel vastu 2 klemmi. Ja tänu sellele saame me ehitada süsteemi, kus mähistes olev elektrivool muudab pidevalt suunda vastavalt sellele, mis on rootori asend. Järgmine oluline etapp on nende magnetpoolide ühendamine kommutaatoriga. Esmalt ühendan 2 mähise 2 juhet omavahel kokku.
ja kui juhtmed on kokku ühendatud, kinnitan need alumiiniumteibi abil siia klemmi peale. Alumiiniumteibi kasutamine on antud ülesandes oluline sellepärast, et see teip ise juhib väga hästi elektrit ja seetõttu on meil lihtne ehitada neid liugklemme. Toimin teisel pool rootorit samamoodi. Nüüd, kui mõlema pooli juhtmed on ühendatud, saab selgitada veidi paremini mootori tööpõhimõtet. Kui me ühendame töötava toiteplokki kommutaatori harjastega, siis ühest klemmist läheb elektrivool harjasele, seejärel läbib kõik mähised ning tuleb teiselt klemmilt tagasi ja läheb harjase kaudu toiteploki teise klemmi. Kuna mähised on ühendatud niimoodi, et üks pool on alati lõunapool ning teine põhjapoolus, siis on oluline ka, et magnetitest vaataks üks alati mähiste poole põhja ning teine lõunapoolusega. Seepärast said need ka alguses niimoodi paigaldatud. Kui mähis on liikunud sellisesse asendisse, et poolid on täpselt kohakuti magnetitega, siis harjased ühendust ei anna, sest siin on see vahekoht sees. Kui aga rootor inertsist nüüd veidi edasi liigub, siis saavad harjased ühendust kommutaatori klemmidega hoopis teistpidi. Elektrivool poolides on teistpidine, seega ka magnetväli ning kui varem pooli otsad tõmbusid magnetite suunas, siis nüüd need hoopis tõukuvad ning lükkavad mootori jälle minema. Samas, kui elektromagneti üks ots varem tõukus magneti poolt, siis teise magneti juurest hoopis tõmbub, sest magnetid on sedasi asetatud ning kogu varem kirjeldatud protsess kordub. Ning viimase sammuna ühendan toiteploki mootoriga. Ja kui kõik on õigesti tehtud, siis hakkab mootor ka ringi käima. Hetkel on selle kiirus pigem madal, sest meil on pinge valitud küllaltki madal, 8,2 volti. Ent juba ületab see mootor laagrite mehaanilist takistusjõudu. Kui me keerame pinget juurde, siis suureneb ka läbi poolide minev elektrivool ning seetõttu tekitavad need poolid ka tugevamat magnetvälja. Ja nüüd käib see mootor selle võrra intensiivsemalt ringi. Nagu näeme, on mootor nüüd päris elusalt tööle hakanud ja täpselt nii lihtne ongi ise elektrimootorit ehitada.